Tervist, sõbrad! Täna me šašlõkke ei tee. Aga päris ilma lihata ka läbi ei aja. Täna teeme sooja kartulisalatit. Ma hakkan siin vahepeal tükeldama, tegin juba kamadosse tule. Täna on suht tuuline. Võib isegi siin tuulega kaamera ümber lükata ja gaasitule kustutaks ta ära, nii et proovime pannil siin kamado ahjus selle sooja salati valmis teha. Nagu nimigi ütleb, on see salat soe. Nii et me siin midagi eriti ei küpseta peale singi, sibula ja paprika. Aga kõigepealt ma puhastan paprika ära ja siis jätkame. Ja nagu salatis ikka, tükeldame ja ribastame asjad ära. Ma tahaks enne ära tükeldada, kuigi see tegevus käib kähku, aga ma ei kujuta ette, äkki võtab seal ahjus sellise kuumuse üles, et ei ole aega. Muidu võib täitsa vabalt teha nii, et tuli alla, sink, sibul peale, siis tükeldad paprika, viskad peale, aga teeme täna nii. Kui ma asju üles sättisin, siis päike siras. Ja nüüd vaatan, et võib vihma kätte jääda. Nii, paprikaga saime ühele poole. Ma arvan, et 2 piisab. Ja nüüd lisan siia oma suitsutatud peekoni. Õigemini ma veel ei lisa, ma enne tükeldan selle. Väga hea peekon sai. Varsti suitsutan jälle. Aga homme hakkan karbonaadi suitsutama. Kellel huvi võib küsida. Ja kartulisalatisse läheb kartul, nagu teada. Ostsin täna värsket kartulit, keetsin ära ja nüüd lõikan sellised tükid. Kogused ma panin siia umbes. Ma ei tea, kas ma kõike lasen käiku, võib-olla lasen. Vaatame, kuidas pannile mahub. Läks nii hämaraks, et ma panin suisa tuled põlema. Suve õhtu kell 6. Peaasi, et vihma ei saa. Üldiselt on see salat puhas fantaasiavoor. Pange sisse, mida tahate. Mina panen, mida mina tahan. Ja väike ajalugu sellest salatist. Ma sain juhuslikult seda salatit Viitna kõrtsis. Käisime ka millalgi Peipsi järvel kalal ja siis oli peatus Viitna kõrtsi juures. Ja seal sooja kartulisalat ei olnud kallis ka ja võtsin. Ja mulle hakkas see nii meeldima, et ma tegin selle ka järgi. Ma mäletan konkreetseid asju, mis seal oli. Sisuliselt oli seal just, mis ma mäletan, oli Hiina kapsas, mis mul siin on üks oluline asi, pärlsibulad. Need me kõik paneme sinna. Ja loomulikult oli kartul. Ja ma ei mäletagi, kas seal mingit lihaollust oli või ei olnud. Jah, paprika oli ka. Selline lihtne. See oli krooni ajal. Ja ma mäletan, see ports maksis 15 krooni. Tänapäeval siis nõks vähem kui 1 euro. Ajab naerma. Nii, tuli
Tuli on juba võimas. Ega see reestide puhtus praegu oluline ei ole, sest ma panen siia panni peale. Mul on selline uus vahva grillpann. Niuke plekist. No vaatame, kuidas ta toimib. Panen natukene õli. Peekoni. Siis näeme, kui ta hakkab siin särisema. Ja sibula ka. Ma panin leegihajutajad alla, et liiga suur kuumus siia pannile ei tule. Ja eks ta võtab natukene selle kuuma maha ja võtab aega enne, kui pann soojaks läheb. Aga aega meil natuke on, kui vihma ei saja. Võtsin ühe poole leegihajutajat ära. Liiga kaua pidi ootama, vaatasin, et see ei lähegi soojaks ja nüüd tuli elu sisse. Aga ma arvan, ma panen paprika ka kohe. See peab ju ka küpsema natukene. Just siin ühel pool on mul ajutaja ära võetud, sellepärast ma lükkan siia serva. Ja tuul on pakka jäänud. Aga täna lubas pauguga vihma. Ja ega see paprika ei pea nüüd lötsiks küpsema. Seda näeb juba värvist, et on küpsenud, aga krõmps on sees. Nüüd panen pärlsibulad. Ja siis tuleb eriti hea aroom.
Muus pann toimib päris hästi. Sobib siia kamadusse. Ja kartul. Kartulisalat ju. Ja nüüd tükeldan kiirelt Hiina kapsa. See on nüüd viimane koostisosa. Pealmised lehed võtsin ära. Ma arvasin, et ma panen pool Hiina kapsast, aga nüüd mõtlen, et äkki paneks kõik ära. Jah, nii ma teen. Ostsin väiksema kapsa meelega, et mul ei lähe teda nii palju vaja. Segame enne, vaatame. Ja läheb seda kapsast siia veel. Oleks võinud kolmanda paprika ka panna. Punast värvi on natuke vähe. Natuke soola. Pipart. Oh, hea aroom tuli. Ja natuke tillipeterselli ka. Mõned rohelised sibulad on siin. Hakin need ka. Vahepeal segada.
Oi kui hea, värske tilli ja room tuli üles. Ja ongi valmis. Soe kartulisalat. Ma siin praegu degusteerimist tegema ei hakka. Ma tean, mis ta on. Soovitan teil järgi proovida. Aga mina lähen selle pannitäiega praegu külla inimestele, kellel on siin pool maja laiali lammutatud, elavad telgis, kööki midagi ei ole ja viin neile natuke süüa. Aga varsti näeme jälle, homme teeme uue video.